Aitäh ja tehe. Teema, millest ma räägin, on siis kõrge resolutsiooniga failide vabakasutusse andmisel, mis nagu Kultuuriministeeriumi poolt on siin pikalt juba ettevalmistamisel olnud. Aga tahaksin tähelepanu juhtida selle teemaga mitmetele olulistele küsimustele, mis tegelikult Kultuuriministeeriumi sellises nägemuses või ettepanekus on jäänud tegelikult vastuseta ja millele ka minul ei ole selliseid otseseid vastuseid olemas. Ettekanne koosneb siis ülevaatest erinevate muuseumide põhjal, põhiliselt siis Põhjamaadest ja Kesk-Euroopast, kuidas nemad on lahendanud selle probleemi, anda siis autoriõiguste alt vabanenud teoste failid vabakasutusse. Kindlasti on see osa muuseumide ärimudelist, et seda ei tasuks kuidagi alahinnata. Ja samas, kuigi need failid on antud vabakasutusse, on paljude muuseumide rahastusskeemist ikka veel oluline osa ka nende müümine. Teises osas teeksin siis väikse ülevaate sellest, et kuidas Eesti seadusesse on jõudnud siis Euroopa Liidu direktiiv 2019/1024, et mis on sellest direktiivi osas siis nagu välja jäänud Eesti seaduste puhul ja kuidas see tegelikult piirab siis muuseumide võimalusi ja muuseumide õiguseid. Ja siis sellise klassikalise kokkuvõtte asemel tooksin pigem näiteid Eesti Kunstimuuseumi kogust, et milliste probleemidega failide kasutusse andmisel on muuseum ise kokku puutunud ja kuidas muuseum ise on neid probleeme lahendanud. Jagaksin siin muuseumid laias laastus niimoodi kahte erinevasse gruppi, milleks siis on esimese grupi moodustavad siis piiranguteta vabakasutust propageerivad muuseumid nagu Rijksmuseum, Statens Museum für Kunst, Taani Rahvusgalerii või siis Staatliche Museen zu Berlin. Ehk siis need muuseumid on andnud siis oma kogude autoriõigustelt vabanenud teosed suhteliselt vabalt kasutusse, aga ka siin on selliseid teatavaid piiranguid, millega tuleks arvestada. Teise suurema grupina tooksin välja sellised hübriidsed vabakasutuse eksperimendid, mis on näiteks Soome Kansallisgaleria või siis Nationalmuseum Stockholmis või siis ka Kunsthistorisches Museum Viinis. Ja kolmanda grupi siis moodustaksid need muuseumid, kus selline vabakasutus on täiesti piiratud või täiesti pärsitud, näiteks Staatliche Kunstsammlungen Dresden või Kurpfälzisches Museum Heidelberg. Kõik need muuseumid, kes annavad oma failid vabakasutusse, et nende failide kvaliteet on suhteliselt erinev, et nende hulgas on ka tõesti väga kvaliteetselt digiteeritud materjali, aga kui seda ei ole veel jõutud nii suure resolutsiooniga digiteerida, siis lepitakse ka tihtilugu oluliselt väiksema resolutsiooniga faili avaldamisel. Kõikidel nendel muuseumidel on tegelikult üks eesmärk, et suurendada oma kogude kasutamist ja tõmmata sellega muuseumile rohkem tähelepanu. Eriliste või sellise analüüsiksin natukene ka neid näiteid, mis siis nagu mis on olnud muuseumide eesmärk nende failide vabakasutuse andmisel. Eelmise kümnendi esimesel poolel avastas esimesena oma kogud Rijksmuseum oma veebilehe Rijksstudio vahendusel. See veebilehe arendus kestis neil umbes 3 aastat, 2013–2016, ja nende eesmärk oli siis kasutada uusi tehnilisi võimalusi, eelkõige siis mobiilseid võimalusi, et luua endale üldse muuseumile digiteenuste platvorm. See ettevõtmine toimus neil muuseumis 2016–2018. Ja kogu Rijksmuseumi eesmärk oli siis muuseumi turustamine kui brändi turustamine ja selle põhjal siis ka toimus autoriõiguste alt vabanenud teoste vabakasutusse andmine. Teine oluline märksõna, mida siis nad ise välja toovad, on see, et keskendutakse just nimelt kujutistele, mitte metaandmetele, et need andmed, mis selle kujutisega kaasas on või selle teosega kaasas käivad, et need ei ole selles esitlusplatvormil nii veebis kui ka mobiilses versioonis üldsegi oluline on see kujutis. Ehk siis platvorm ise on olulisem kui sisu
ja sellest tulenevalt siis oli neil ka mobile first disaini kontseptsioon. Aga loomulikult ei teinud seda kõike ju oma rahastusel, vaid said väga suure toetuse ja tegelikult ka püsiva sellise sponsori suhte Hollandi Lotterie ettevõttega. Teise näitena, mis pidevalt sellises vabakasutuses esile tõuseb, on siis loomulikult Taani Rahvusgalerii Statens Museum für Kunst ja nende lähtekoht on umbes sarnane Rijksmuseumi lähtekohale, kuid nad toonitavad, et nende põhimõte on ka siis Open GLAM ehk siis Galleries, Libraries, Archives and Museums põhimõtete järgmine. Nii nagu Rijksmuseumi puhul on ka nende puhul eesmärk eelkõige siis muuseumi nähtavuse ja kogude kasutamise suurendamine. Projekt kogude avamiseks toimus siis 2016–2021, et siis mõned aastad hiljem kui Rijksmuseumil. Ja ka seda projekti rahastas väga suures ulatuses ja rahastab ka praeguseni Nordea Fonden, mis on üks Taani kultuuri ettevõtmiste suuremaid rahastajaid. Aga samuti toimus ka neil koostöö tehnoloogia ja kommunikatsiooni ettevõtetega. Kolmanda näitena oli mul siis täiesti vabast kasutusest Staatliche Museum zu Berlin, aga erinevalt siis kahest eelnevast näitest, kus ettevõtmine oligi seotud muuseumi enda turustamise, muuseumi enda sellise kuvandi loomisega, on Berliini Rahvusmuuseum siis lähtunud sellisest üleriiklikust Saksamaa projektist, mis on siis Museum 4.0. Ja see peaks siis nagu aitama muuseumidel läbi viia digipöörde, et kultuuri digitaalselt vahendada. Riiklik toetus siis partnerorganisatsioonidele, mida kokku oli 27 selles projektis osalemas, oli 15 miljonit eurot. Teise suure gruppi moodustavad siis muuseumid, kes kasutavad niinimetatud hübriidseid ärimudeleid. Et autoriõiguste alt vabanenud teosed on näiteks Gonzales galerias antud kasutusse CC0 litsentsiga, aga need teosed, mis on autoriõigustega kaitstud ja mille kujutisi tahetakse muuseumis kasutada, on endiselt saadaval tasu eest, et siis tuleb muuseumil maksta kasutustasu, et saada kasutada autoriõigustega kaitstud teoseid. Teine muuseum, mis oli siin Natsionaalmuseum Stockholmis, on küll oma TIFF-failid avaldanud või TIFF-failid teostest avaldanud siis Wikimedia Commons keskkonnas litsentsiga Public Domain 1.0. Aga jah, et Natsionaalmuseumi kogudest on seal tõesti tuhandete teoste faile, aga tuleb arvestada sellega, et need TIFF-failid, mis seal Wikimedia Commonsis avaldatud on mingisugused vanad jäädvustused, tihtilugu mustvalged jäädvustused kunstiteostest. Ja kui nüüd siis nagu soovida kasutada mingisugust kaasaegse repro tehnilistele nõuetele vastavat kujutist, siis tegelikult tuleks see digiteerimine tellida neilt eraldi veel Natsionaalmuseumi fotograafidelt ja kasutuse õiguse tasu on neil umbes 88 eurot faili kohta. Ja see on, toonitan, see on ainult kasutusõiguse tasu, sellepärast, et digiteerimise tasu on neil veel eraldi, milleks on siis umbes 176 eurot faili kohta. Täielikult sellise vabakasutuse suuremahuliste failide puhul on aga keelanud nagu Kunsthistorisches Museum Viinis. Et nad on avaldanud küll oma kogud litsentsiga Creative Commons by Share Alike Non-Commercial 4.0, aga faili tellimisel või TIFF-faili tellimisel tuleb ikkagi selle kujutise eest maksta. Sellisest hübriidsest kasutusest tooksin välja ainult sellise ühe näite,
kuidas Gonzalez Galleria kasutab siis tegelikult seda vabakasutust just nimelt oma muuseumi kuvandi kui tehnoloogilisele innovatsioonile avatud muuseumi näitena. Et digiteenuste arendamise projekt oli Gonzalez Gallerias siis aastatel 2022 kuni 2024. Eesmärgiks seati siis Web3 tehnoloogiate, sealhulgas ka plokiahela tehnoloogia kasutusele võtmine. Et sellest lähtudes korraldasid nad ka selle aasta alguses märtsist kuni maini võistluse Combine 24, mille eesmärk oligi siis Gonzalez Galleria kogude põhjal luua uued generatiivsed kunstiteosed. Et kogu see eesmärk oli siis nagu tuua oma kogud kaasaega ja anda neile kaasaja tehniliste vahenditega mingisugune uus kasutus või aktualiseerida siis oma kogusid. Et iseenesest ma siin ei hakka näitama, mis need võistlustööd on, et seda saate ise vaadata, kui külastate Combine 24 veebilehte. Ja loomulikult jääb teie endi otsustada siis, et kas tegemist on mingisuguse uue väärtusliku kunstiga või on see lihtsalt selline huvitav kõrvalepõige sellisesse kaasaegset digitehnoloogia võimalustesse. Nüüd siis, kui Kultuuriministeeriumil on plaan nõuda muuseumidelt asutaja ootuste lepingute raames TIFF-failide või autoriõigustelt vabanenud teoste TIFF-failide piirangute avaldamist muuseumi veebiväravas, siis tegelikult minule ja ka tegelikult ka Eesti Kunstimuuseumil on jäänud ebaselgeks, et mis siis see eesmärk on. Et kui me teeme need teoste kujutised avalikuks, et mis probleemi me siis proovime sellega lahendada. Ja kuidas, kui me avaldame need muuseumide veebiväravas, aitaks iga Eesti muuseumit eraldi. Et milline on see strateegiline kommunikatsioon, millele ma siis tähelepanu juhtisin erinevate näidete puhul. Samuti tõin ma ju välja ka selle, et kus on siis need kolmandate osapoolte toetus, et nii fondid kui ka pikaaegsed sponsorlepingud erasektoriga. Kui eesmärk on tõmmata siis kasutajaid muuseumide veebiväravasse, siis miks see peaks niimoodi olema? Et ma arvan, et muuseumide veebivärava eesmärk ei saa olla see, et meil on teatav arv seal allalaadimisi, meil on seal teatav arv klikke, et muuseumide veebivärava väärtus seisneb ju hoopis milleski muus. Et siit ka tekib küsimus, et kui eesmärk on selline, et kas siis muuseum muuseumide jaoks või nüüd hakkab kujunema olukord, kus on vastupidi, et muuseumid ongi mõeldud nagu muuseumide veebivärava jaoks. Ühe argumendina, mida siin on välja toodud, et reprofailide või trükifailide müük ei too muuseumile mingit suurt tulu. Et jah, et see on ju tegelikult algusest peale suhteliselt selge olnud, et ükski muuseum sellega rikkaks ei ole saanud ja ei saa ka tulevikus rikkaks. Aga tuleb arvestada sellega, et lisaks sellele, et me müüme trükifaile või reprofaile, kaob ära ka muuseumi kaudne sissetulek. Ehk siis kõik need oma tooted, mis on loodud muuseumi kogude põhjal, näiteks reproprint, millesse Eesti Kunstimuuseum on siin viimase 10 aasta jooksul väga tõsiselt panustanud oma rahalisi vahendeid, kõik need meened ja kõik tekstiilid, mida isegi siin näitusel või sellel valikus on näha siin foyees ukse taga. Et tuleb arvestada sellega, et muuseumidele tekib lihtsalt selliste toodete loomisel oluline konkurents, mis vähendab oluliselt muuseumi sissetulekut. Et olen illustratiivse näitena toonud siis teose Reichsmuseumi kogust kuulub Mauritshaisile. Ja kui Reichsmuseum on sellise kasutusega rahul ja nõus, siis minugi poolest, et see on nende valik. Aga ma olen äärmiselt õnnelik selle üle, et Eesti kunstiklassikaga ei toodeta Hiina odavkaubamajades mingisugust sõna otseses mõttes rämpsu, sest see ei ole kuidagi jätkusuutlik ega aita kuidagi kaasa sellele, mis
tutvustaksid Eesti kultuuripärandit või Eesti kunstipärandit. Selle teise suurema teemana siis peatuksin lühidalt ka seadusandlusel, et kuidas siis Euroopa Liidu direktiiv 2019/1024 on siis jõudnud Eesti seadustesse, et sinna on jõudnud suhteliselt pealiskaudselt mitmetele õigustele, mis Euroopa Liit on muuseumidele jätnud, ei ole Eesti seadustes sõnagagi viidatud. See on jagatud mitme õigusakti vahel ja Eesti seadustes on jäänud siis tegelikult muuseumidele, ka raamatukogudele ja arhiividele palju vähem õigusi, kui direktiiv seda algselt oleks võimaldanud. Et kõigepealt avaliku teabe seadus, et siin on välja toodud see, et väärtuslikke andmestikke ei pea taaskasutamiseks tasuta kättesaadavaks tegema raamatukogu, muuseum ega arhiiv. Kõik on väga hea, et muuseum saab edasi müüa oma trükifaile, aga tooksin siin esile veel Euroopa Liidu direktiivist niinimetatud piirkulude mõiste. Ja neid piirkulusid ei kohandata erandkorras siis Euroopa Liidu direktiivis just nimelt nendele avaliku sektori asutustele, kes peavad teenima tulu. Et minu teada peavad kõik Eesti muuseumid teenima mingis mahus oma tulu, et oma eelarvet katta. Muuseumiseaduses lisandub sellele veel ka kulupõhisuse selline piirang. Et see tulenes sellest piirkulude nõudest, mis siis oli ka direktiivis olemas, aga jällegi on direktiiv näinud ette just nimelt erandi nendele avalike sektori ettevõtetele, ka muuseumidele, raamatukogudele, arhiividele, kes peavad teenima tulu, et katta oluline osa oma avalike ülesannetega täitmisega seotud kuludest. Ja loomulikult nägi Euroopa Liidu direktiiv ette ka seda, et see kulupõhisus ei ole mitte ainult see, et muuseum digiteerib mingisuguse teose ära ja küsib ainult digiteerimise raha, vaid et direktiiv nägi ka seda, et muuseumidel on võimalik küsida piirkulusid ületavat tasu. Et siis kokkuvõttes võib öelda, Eesti seaduste ja Euroopa Liidu direktiivi võrdlemisel, et see on Eesti seadustesse jõudnud palju rangemal kujul, kui Euroopa Liit seda kohustas. Täiesti on nagu katmata jäänud see muuseumide kohustus teenida oma tulu, et katta oluline osa eelarvest. Ja samuti piirang, et trükifailide müümise hinna arvutamisel ei tohiks lähtuda või peaks lähtuma ainult digiteerimise kuludest, kui tegelikult see samune trükifaili müümise hind peaks kujunema siis erasektori samalaadse teenuse hinnast lähtudes. Et võib ainult retooriliselt küsida siin lõpus, et kuidas siis jälle nii läks. Et vaadake näiteks Liisa Pakosta eelmise aasta detsembris avaldatud mõtted näiteks ERR-is, kuidas Eesti ametnikud võtavad Euroopa Liidu direktiivi üle hoopis rangemal kujul, kui see tegelikult Eestile või Eesti ettevõtetele või siis ka avaliku sektori asutustele üldse kasulik oleks. Kokkuvõttes tooksin mõned näited siis muuseumi kogemustest. Et need on kõik sel aastal toimunud, et selle aasta näited suhteliselt värsked. Et minu poole pöördub isik, kes küsib muuseumilt plakatifaili, sest soovib sõpruskonnaga vaadata filmi Kesk ja rõõmud. Ja originaalne filmiplakat oleks lihtsalt või reprodükk sellest filmiplakastist oleks lihtsalt vinge 5 luuastiilne atmosfäär oma sõpruskonnale. Et kas siis muuseum peab nagu tasuta toetama eraisikute edevusprojekte ja kas see aitab per se kuidagi kultuuripärandit säilitada? Jah, et võib-olla nagu kõrvalepõikena võiksin ka mainida seda, et see isik, kes minu poole pöördus, oli pärast väga solvunud, kui ma tema käest raha küsisin. Ja tema seisukoht oli selles, et jah, et
kui tema saaks maksta autorile või autoõiguste pärijatele selle autoõiguse summa, siis tema oleks õnnelik ja tema teeks seda, aga muuseum, kui küsib sellise asja eest raha, siis see on inimsuse vastane kuritegu. Samas, kui ma võrdlen seda näiteks Soome või Rootsi praktikaga, siis ilmselgelt Ülo Emmuse loodud plakatid on endiselt autoõigustega kaitstud ja nii Soomes kui ka Rootsis läheks see kindlasti tavakasutajale tasuliseks see plakati kasutamine. Aga jah, et kui inimene soovib kõike tasuta saada, siis jah, nii see on. Teine näide siis. Et reklaamiagentuur tegi siin kampaania rahvusvahelises suurkorporatsiooni Eesti tütarettevõttele nii tänavaplakatitega kui ka elektroonilises meediumis. Et tegemist on siis autoõiguselt vabanenud teoste kasutamisega, et nad soovisid kasutada tõesti ka ühte Kalja Põllu graafilist lehte, aga nad ei saanud Kalja Põllu autoõiguste omajaga kokkuleppele, et nad saaksid seda teost reklaamis kasutada. Et siin on jällegi küsimus, et kas siis muuseum, andes oma teoste trükifailid vabasse kasutusse, peaks toetama siis rahvusvahelisi suurkorporatsioone ja kas see aitab kuidagi tuua siis ka külastaja muuseumisse. Jällegi sellest aastast üks huvitav näide, kuidas siis Euroopas muuseumid omavahel suhtlevad. Et see on siis Kurpfälzisches Museum Heidelbergist saadetud arve. Palusin sealt ühte kujutist, mida Eesti Kunstimuuseum tahab väljaantavas raamatus kasutada. Ilmselgelt valminud 1817, autoõigust alt juba vabanenud, aga sain siis sellise arve. Et see on iseenesest väga huvitav arve, sellepärast, et kui ma muuseumi poole pöördusin, siis ma olin tegelikult tutvunud nende koguga, ma teadsin selle inventari numbrit, ma teadsin kunstnikku, kelle teost ma küsin, ma teadsin ka selle teose nimetust. Aga mulle antakse siin kohe nagu välja, et pildiandmete väljastamine, mis tegelikult peaks olema tasuta, mis on ka andmebaasis neil tasuta olemas, maksab 10 eurot. Siis reproduktsioonitasu on 38,40 ja administratiivkuludeks on siis kulunud 20 eurot. Ja siis arve on kokku 68 eurot 40 senti. Jah, et siin on küsimus, et kui Eesti Kunstimuuseum peab maksma kellelegi või mõnele Euroopa muuseumile raha, siis miks tema ei või küsida oma kulude katteks, mida ta on teinud seda trükifaili omandades mõnest Euroopa muuseumist, samuti raha, et lihtsalt kogu see muuseumide vaheline suhtlemine toimuks teatavatel võrdsetel alustel. Ja viimase näitena siis tooksin teile selle, kuidas tegelikult teatavas mõttes varjatud tasusid küsib ka muuseum, kes on avaldanud oma teosed või teoste kujutised Public Domain 1.0 litsentsiga. Tegemist on siis näitega Staatliche Museen zu Berlin kogudest, et neil on avaldatud siis oma andmebaasis teoste failid JPG formaadis, iseenesest päris suured, mida saab ka enamusel juhtudel kasutada, aga muuseumil läks vaja just nimelt TIFF-faili. Ja selleks ma pidin pöörduma siis muuseumi poole. Ja loomulikult olid nad lahkelt nõus, sellepärast nad olid juba avaldanud selle teose Public Domain 1.0 litsentsiga, et nad ei saa enam mingisuguseid rahalisi piiranguid siis sinna panna, kuigi Euroopa Liidu direktiiv näeb ka muuseumidel selle erandi ette, et kui juba kord sellise litsentsiga on avaldatud, siis tegelikult trükifailide eest võib endiselt muuseum raha küsida, kui ta on kohustatud teenima tulu. Ja nende tingimus oli, et minule saadavan TIFF-faili, kui muuseum on nõus saatma neile koopia või eksemplari raamatust. Ja minu arvates on just nimelt see aktsepteeritav ja tervemõistuslik lähenemine, et see ei ole mingisugune TIFF-failide selline piiramatu avaldamine kuskil veebikeskkonnas, et kõik võivad võtta ja kõik võivad teha seda, mida ise tahavad, vaid just, ja sellega leviks nagu Eesti kultuuripärand või Eesti kunstipärand,
et pigem aitavad just nimelt sellised kontaktid ja sellised vorsti vastu kauplemised levitada seda Eesti kultuuri. Et faili kasutada andvale muuseumile aitab see loomulikult dokumenteerida teose kultuuri konteksti ja samuti levitada teadmist Eesti kultuuripärandist. Et jah, aitäh! Suur tänu! Annaks kohe mikrofoni küsimusteks. Väga intrigeerivaid teemasid oli siin mitu. Kahjuks Marju vist on lahkunud meie seltskonnast. Nii, kohe toon sinna poole. Tere, et mul oleks küsimus, et selleks, et need avalikus omandis olevad kujutised kättesaadavaks teha, et tuleb nad kõigepealt kogudest nagu üles leida, mida võib kogud miljoneid olla, et ja selleks tuleb seda autoriõiguslikku seisundit hinnata, mis need õigused, intellektuaalse omandi õigused ei pruugi üldse muuseumile kuuluda, et kas sellises suures skaalas autoriõigusliku seisundi hindamine on teie arvates Eesti muuseumidele jõukohane? Ma nüüd Eesti kõikide muuseumide eest kosta ei oska, aga Eesti Kunstimuuseumil on kindlasti see jõukohane, sellepärast et autoriõigused kehtivad Eestis 70 aastat pärast autori või kunstniku surma. Et jah, et kui on autori või kunstniku eluaastat teada, siis see ei ole ju probleem. Üks küsimus. Vot siin samas Järvamaal Estna mõisas on sündinud Vene riigi kõige viimane ülem talmeister Artur von Grünewald, Ratsaväe kindraladjutant. Ja siis geneoloogiaportaali Geeni kaudu sain teada, et temast on tehtud üle 100 aasta tagasi üks õlimaal. Aga see asub Tsarskoje selo, seal on muuseumikompleks, 8 muuseumit ja on 2 kodulehekülge antud, aga need ei avane. Ilmselt on blokeeritud. Kas on üldse mingisugust nagu legaalset varianti Venemaalt näiteks saada selliseid koopiaid? Inimesed ei julge isegi selle teemaga tegeleda, tuletes meelde, mis Andres Mustoneniga juhtus, et sa sekkud mingilgi määral nüüd Venemaaga. Jah, et minu teada ei ole nagu ühtegi sellist legaalset võimalust praegu Venemaa muuseumidega suhelda, et sealt nende kogudest mingisuguseid teoste kujutisi kätte saada, et olen ise samasuguse probleemi ees, et oleks vaja selle samuse väljaande jaoks, mille näitena ma siin Carl Philipp Fori joonise tõin või joonistuse tõin, et ka seal minul oleks vaja Venemaa muuseumidest vähemalt kahe kunstiteose kujutis kätte saada, aga ma ei oska neid kuidagi küsida. Tahtsin ainult fisikse küsimuse, nii intrigeerivat ettekannet ei ole veel täna kuulnudki muidugi, nagu sinu oma. Tahtsin ainult ühe väikse küsimuse küsida, et mis see suur tulu on, mis siis saamata jääks? Et nagu ma ütlesin, et see tulu otseselt nagu failide müügist suur ei ole, et see on nagu kõigile teada, aga kaudne tulu, mis ma tõin välja reproprindi teenuse, et kui Eesti Kunstimuuseum on väga palju panustanud sellesse, et ahendada 10 aasta jooksul välja väga kvaliteetne reproprindi teenus ja kui nüüd see kõik need algmaterjal läheb vabasse kasutusse, siis mul on aasta pärast umbes 10 teenusepakkujat, kes siis konkureerivad Eesti Kunstimuuseumiga selle ressursi pärast, mis tegelikult on niigi väike. Et see tähendab seda, et muuseumi sissetulek juba ainuüksi reproprindist muutub 10 korda väiksemaks, sellepärast, et sul on 10 konkurenti tekkinud üleöö. Et siis probleem on pigem siin see, et jagatakse ümber kuidagi sellist minimaalset ressurssi või proovitakse ümber jagada minimaalset ressurssi, mis tegelikult võtab muuseumilt rohkem ära, kui ta mingit vastu pakub. Ja selles mõttes ka minu selline kriitika Kultuuriministeeriumil oleks, et ennem kui sellist sammu astuda, peaks tagama muuseumide pikaaegse
jätkusuutliku rahastuse. Et ei ole mõtet ju tegelikult mingisugusele Hiina odavkaubamajale neid faile nagu ette sööta, et nad hakkaksid mingisugust jama tootma, et sellel ei ole mõtet, see ei ole jätkusuutlik. Minule on ka olnud väga huvitav seda ettekannet kuulata, nii et ma ei esita oma 10 küsimust, aga ma tahtsin mikrokommentaari teha, seda demusärki tehes hakkasin ma eriti oma peas vestlema ettekandjaga ja Agnes nüüd küsis seda tulu. Et tegelikult sellele ettekandele võiks otsa teha järgmise ümarlaua, kuidas kogu seda situatsiooni muudab nüüd siis AI, sest need demusärgid, mis olid just illustreerisid seda saamata jäänud tulu, me oleme olukorras, kus ütleme AliExpress või Temu müüb, esiteks nende särkide kasum on 10-20 senti, eurosenti, vahel 50, aga kui neil ei ole neid diffe, siis piisab sellest, et sellest samast kujutisest on võib-olla üks väike veebikujutis ja see upgrade itakse kõige lihtsamate nende AI pilditöötlusvahenditega trüki kvaliteeti ja selle T-särgi kliendile sellest piisab. Et ma tahaks öelda, et pigem need, kes neid särke toodavad, kui sellest demo, teevad teene sellele muuseumi kogule. Ma olen nagu nende inimeste poolel, aga teistpidi mulle need madalkujutised ja odav T-särgid ei meeldi, et teistpidi nad annavad ka otsese vihje muuseumidele nagu kunstimuuseum, et see, mille pealt meie loodame siis teenida, peab olema 10 korda parem. Et reprode tegemine ei ole üldse enam see, mille üle muretseda on minu provokatsioon. AI teeb sellest trükikvaliteedis kujutise ja siis sa paiskad selle print on demand meetodil müüki ja klient otsustab, kas tal on vaja või ei ole. Tohutu teema, aga sest seal igal slaidi peal oli eraldi teema, aga ma tahtsin seda just sellepärast, et ka meie ettekandest ei saa AI teema täitsa välja, aga siin ta nagu toreda koha peal provokatsioonini sõitis sisse minu jaoks. Ei, loomulikult, et kindlasti on võimalik ka kujutisi suhendada, aga tegelikult sellist isegi tehisintellekti kasutades ei ole võimalik veel sellises kvaliteedis suhendada teose kujutist, et ta kannataks välja sellise kvaliteetse reproprindi. Aga demo ei ole kvaliteetne, jah? Oli see kommentaar. Kuulge, siin tekkis elevus, et ma lihtsalt võib-olla ütlen selle aeg ka liigub, et me võtame mõttesse, kas me oskame sellel teemal arutelu teha. Nii, Kertu, sõna sulle.